hommikust. Meie oleme startimas Mihkli vanaema juurde. Jah, lähme issi vanaema juurde, sinu vanavanaema juurde. Pühapäev, kell on 9:30. Klassikaline tanklapeatus. Ka ikka ennem ootan oma hot dogi. Kohvi juba sain. Ja mis sina teed? Kas sa sööd sõrnikut? Jaa, see on üks väga maitsev sõrnik. Kotike kaasas ja? Tee tšau-tšau. Tee tšau-tšau. 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 Hakkame sõitma. Ma käisin EKG-d tegemas. Vastust ei tea veel. Tädi, kes seal tegi, ütles mulle, et ei oska seda kahjuks lugeda. Et pean ootama siis arsti kõnet. Võt. Appi mul tuli siuke unekas peale. Kell on 3:30, ma mõtlen, mida teha. Muidugi tahaks nagu seda aega ära kasutada, et ma saan siin, et Mihkel on lastega kodus. Saaks nagu üksi kuskilt chillida. Kõht on ka tühi. Meil on täna aastapäev ka Mihkliga ja ma ei tea, kas ma üldse... Ma vist ei olegi midagi rääkinud või? Ma ausalt ei tea. Meil on täna aastapäev ja meil sai 11 aastat koos oldud. See on päris crazy. Nii et ma ei teagi. Peaks siis tõhtul koos midagi tegema. Ja reedel me läheme üldse Islandile, nii et jah. Ja meil on veel mingid toimetused siin täna, homme, ülehomme. Et jah. Brianna õnneks jäi vist terveks, tal oli siin nädalavahetusel ikkagi juba peaaegu 39 palavik. Nii et jah. Aga ma mõtlen, et mida ma võiks süüa? Kõht on täiega tühi. Ma hakkan vist kodu poole liikuma, siis mõtlen, et äkki kui mul tuleb midagi head mõttesse, siis hüppan kuskilt veel läbi. Tere hommikust! Kas on... Mis päev on? Ma olen nii halb viimasel ajal. Teisipäev. Kell on 8. Ma just tulin duši alt. Mihkel on trennis.
ja täna on see päev, kus ma peaks teada saama, ma sain ülikooli sisse või ei saanud. Oma punktisummad tean. Ma pidin tegema selleks sisseastumiskatsed. Ja ma sain 95 punkti 100-st. Nii et ma loodaks, et see on piisav. Aga täna nad siis avalikustavad nii-öelda selle nimekirja. Nii et ma ootan seda. Ja kuna meil oli eile aastapäev, siis Mihkel tõi mulle lilli. Vaadake, kui ilusa. Võtan see korraliselt välja. Sellise kimbukese. Väga ilus minu meelest. Rihannaga koos olin. See on Mäkki augub. See on Mäkki. Mäkki oma pesast siit ka korraks välja. Võt jah, aga ma ei teagi, mis me täna teeme. Täna on üks vähestest päevadest, kus väga mingeid plaane vist ei ole. Ilm on vihmane. Nii et ma ei teagi. Õnneks kõik lapsed on terved. Nii et see on päris harukordne. Nii et ma ei teagi, mis me teeme. Tegelikult tahaks Ikeasse minna. Pole selle 100 aastat käinud. Aga ma ei tea. Eks vaata, Mihkel on praegu, tuleb trennist kohe varsti, ma arvan. Ja siis vaatame, mis plaan tal on. Võt. Leo, tahad joosta ringi või? Jookseme. Ma teen soojad, saaks niimoodi. Ma sain ülikooli sisse. Oh my god. Ma olen nii elevil. Ma loodan, et mind on kuulda. Ma praegu tahtsin endale mikrofoni kõige panna. Ma arvan, see on üks tüütumaid asju, kui sul on see plaan ja siis sa avastad, et sul on mikrotüvi. Igatahes Mihkel läks Briannaga jalutama ja Leo magab. Et ma mõtlesin, et ma korra istun siia. Ja kuna ma tahaksin selle video saada see nädal üles neljapäeval või reede hommikul, ma isegi ei tea, võib-olla neljapäeva õhtul, sest et ma olen nädala lõpus Island Soundil ja seal ma sellega kohe kindlasti ei plaani tegeleda, siis ma hea meelega tõmban siin selle jutuga kohe siin ka otsad kokku, aga enne veel ma tahtsin rääkida sellest, et miks ma lähen ülikooli, miks ma lähen just seda õppima, mida ma õppima lähen ja kuidas see üldse nagu alguse sai. Ja ma arvan, et ma panengi siia kõigepealt need klipid, ma kuidagi tahtsin jäädvustada enda jaoks seda hetke, kui ma lähen neid katseid tegema, nii et ma mingid klipid tegin, ma panen siia need, vahetult ka peale katseid, mis mu emotsioonid olid, nii et vaata need ära ja siis tuleme tagasi. Ühesõnaga, ma käisin ülikooli sisseastumiseksamil
või vestlusel ja mingil kirjalikul tööl. ja see oli päris äge. Selline huvitav. Nii et ma loodan, et ma saan sinna sisse, kuigi seal oli näiteks üks naisterahvas. Ma algul lootsin, et minu eelis on see, et ma olengi võib-olla teistest vanem, aga tuleb välja, et seal olid kõik sellised minuealised või hoopis vanemad. Ja üks naisterahvas oli siis sellele konkreetsele alale sisse astumas, neid katseid tegemas 4. aastat järjest. Nii et see veits nagu tekitas korraks elevuse asemel ärevust. Aga no läheb, kuidas läheb. Ma ütlesin Mihklile ka, et küsis, kuidas läks. Ma ütlesin, et ma ei tea, ma olin mina ise, et ma ei saagi nagu rohkemat midagi teha. Ma natuke valmistusin selleks katseteks muidugi. Ma siin hullult saladuskatte all ütlen, püüan hoida, et mida ma siis õppima tahan minna, aga andragoogika on see, millesse ma siis püüan sisse saada. Vot. Aga siis ma käisin õhines, kuna ma muidu üldse kesklinna ei satu, nagu absoluutselt. Viru keskuses ma ei mäleta, millal ma viimati käisin. Siis ma piilusin korra sinna ja käisin Postimaja H&M-is ka. Ja sealt skoorisin endale kiirelt ühed bikiinid ja siis need samad päikseprillid. Vot. Nii et kui kooli sisse ei saa, siis vähemalt sain päikseprillid ja bikiinid. Kuigi ma ei tea, kas bikiine üldse see suvi selga saab endale panna veel, sest ma ei tea, tundub, et suvi on meil siin Eestis üldse vahele jäämas. Aga jah, selline elevust tekitav teema. No vot, nii ärevil ja elevil ma tegelikult olingi. Ja see on nii veider sellepärast, et see valik ülikooli õppima minna on minu südames kuidagi tuksunud ikkagi päris pikalt. Ma ka läksin aasta pärast keskkooli lõppu õppima Tartu Ülikooli õigust. Aga ma sain väga-väga ruttu aru poole aasta pealt, et see ei ole päris see, mis mind südames nagu sütitab. Ma arvan, et see ei olnud ka väga õige aeg minu elus seda õppida. Nii et ma tulin sealt üsna rutakalt ka tulema. Ja ma arvan, et siiani, et see on olnud nagu väga õige otsus. Aga kuidagi sellest ajast saadik, sellest on möödas siis juba peaaegu 11 aastat, jah. On ikkagi iga siuke suvi mul korra nagu mõttes käinud, et äkki võiks. Kuni ma siis kuidagi jõudsin tänasesse hetke või sellesse aastasse ja üldse mitte nagu pikalt ei plaaninud seda, ehk siis kuskil juuni lõpust kuni 30. juunini lihtsalt sai kandideerida, ma ütlen, on ju. Aga kuskil juuni 2. või 3. nädalal mul nagu kuidagi turgatas, et okei, vaatame üldse, et mis tänapäeval üldse nagu ülikooli sisseastumisel nõutakse, mis võimalused mul on, mis mind nagu huvitab. Ja kuidagi seal Tallinna Ülikooli lehel niimoodi surfates mul jäi kohe silma andragoogika. Ja ma nagu hakkasin selle kohta päris palju lugema ja uurima, et mida see ikkagi täpselt tähendab, milles see seisneb, mis see õpe endast kujutab, mida ma sealt saan, mida ma ise saan sinna näiteks juurde anda. Ja mida rohkem ma lugesin, seda suurem äratundmine mul nagu tekkis. Ja see on nii imelik kuidagi öelda, aga ma läksin järjest rohkem nagu elevile, et oh my god, seal on väga palju seda, mida ma igapäevaselt oma töös niikuinii juba aastaid olen teinud.
sest et tiimijuhina töötades sa väga palju toimetad siis täiskasvanud inimestega ja vastutad nende kuidagi arengu eest. Aga jah, sealt siis neid häid tööriistu juurde saada tundus minu jaoks nagu ainuõige valik. Pluss seal on siis väga palju ka psühholoogiat, millest ma ise nagu väga huvitun ja mille kohta väga palju olen ise lugenud. Ja kuidagi kõik need linnukesed hakkasid kuidagi niimoodi sinna boksidesse kuidagi nagu täituma ja ma tõesti nagu kuidagi ise tundsin hästi-hästi suurt elevust. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma teadsin, et sinna võetakse väga vähe vastu, sinna võetakse 18 kohta ainult, mis on tegelikult üsna vähe, arvestades, et see on ainuke koht, kus seda ka Eestis õppida saab. Aga ma mõtlesin, et okei, ma siis vähemalt proovin ja teen seda täpselt tunnetuse pealt ja täpselt nii, nagu ma ise olen. Ja selleks mul oligi vaja kõigepealt saata motivatsioonivideo, milles vastata mõndadele küsimustele. Siis olid nagu kohapealkatsed ja kirjalik test. Või kirjalik osa siis nii-öelda. Ja nii veider, kui see ka ei ole, siis ma olin väga närvis. Ma ei ole ammu millegi pärast nagu nii närvis olnud, sest ma nii südamest soovisin, et ma saaksin sisse, ma ei tea, Mihkel või ilmselt ta ei kommenteeri siin kanalil küll, aga sõpradele, tuttavatele ta kindlasti nagu saab seda rääkida, et ma olin tõesti, ma lugesin läbi kohe andragoogika õpiku ja ma lugesin seda nagu huviga, ma huvitusin sealsest nagu sisust nii väga, et ma lihtsalt nagu tundsin, et see on täpselt see, mida ma tahan õppida. Nii et jah, ja siis ma läksin sinna katsetele. Olin ka katsetel väga närvis või selles mõttes, et mul on nagu imelikul kombel on selline veider nagu, ma ei tea, tugevuseks ma võiks seda isegi nimetada, on see, et kui ma olen nagu mingis ruumis ja ma tunnen võib-olla natukene ärevust või hirmu, aga siis, kui ma saan hakata ise nagu selle ruumi kuidagi panustama, seal rääkima, siis see kaob nagu kohe ära. Nii et ma tunnen, et ma sain seal olla täiesti mina, rääkida täpselt nii, nagu ma räägiksin mõnes muus seltskonnas oma sõpradega. Et jah, seda enam ma tundsin seal seda, et ma tahan seal ruumis veel ja veel ja veel olla. Ühesõnaga, jah, selline see teekond sinna katsetele ja sinna on olnud. Ma hakkan käima muidugi sessioonõppes selles mõttes, ehk siis umbes kord kuus. Aga jah, ma kuidagi tunnen, et ma olen tänaseks jõudnud oma elus sinna kohta, kus ma tean, et kes ma nagu ise olen, millist elu ma soovin elada, milliseid inimesi ma soovin oma ellu, millist väärtust ma ise soovin luua, kas või nagu läbi sotsiaalmeedia vahenduse. Ja kuidagi sealt see endas nagu kindel olemine või oma valikutes ja selles, et sa nagu tunnetad oma mingeid tugevusi juba oma elukogemuse pealt, siis on nagu vahva leida see mingisugune väljund veel võib-olla. Vot, nii et hoiame pöidlaid, et mul läheb kõik kenasti ja ma ilusti 3 aasta pealt pärast selle bakalaureuse kraadi sealt kätte saan, aga igal juhul ma olen väga elevil, et võtta nüüd 30-ndates need õpingud ette ja seda hoopis nagu mitte kellegi teiste võib-olla ootustest, vaid sellest, mida ma nagu ise õigeks pean ja mida ma nagu südames kuidagi tunnen. Vot, nii et jah,
selline lugu ja ma arvan, et ma siinkohal tegelikult tõmban ka selle video otsad kokku, ma näen lihtsalt nii väiksed välja, sorry. Aga mul on hea meel, kui sa selle video lõppu siia jõudsid ja suur-suur aitäh sulle selle aja eest. Sa võid alla jätta kommentaari, mida sina ülikoolis õppisid või kas sul on plaan minna veel õppima. Huvitav oleks teada või äkki sina ka tuled andragoogikat õppima sügisel. Et nii äge nagu, nii vahva. Vot, aga olge tublid ja näeme juba loodetavasti nädala pärast, kui ma olen sama tubli, nagu ma olen olnud siin viimased 17 nädalat postitades iga nädal ühe video. Aga olge tublid ja näeme järgmine kord. Tšau!